S ja teine B. Selle autor on Piret Raud. Ja ma loen siit lugu Kahtlane mees. See on väga õpetlik lugu. Kahtlane mees. Emps ja Essi on mulle mitu korda öelnud, et kui õues mõni võõras mees tuleb juttu rääkima, siis parem temaga mitte tegemist teha. Igasuguseid imelikke liigub ringi, teadis emme. Mõni mees on selline, et teeb ennast lapsele sõbraks ja teeskleb, et on hea ja meelitab lapse endaga kaasa, aga pärast hakkab hoopis ahistama. Tõsi on, lisas Essi. Mida sõbralikum võõras paistab, seda suurema tõenäosusega on tegu lapse ahistajaga ning seda rohkem tasub teda karta. Olen neid mitmel korral uurinud, et mismoodi see ahistamine käib ning olen alati saanud ebamäärse vastuse, et see on nii kole, et ei taha rääkidagi ja et see jätab eluks ajaks jälje. Sellepärast ei tasu imestada, et kui see imelik naeruse näoga mees koolimaja ukse juurde tuli minu ja Ropsi ja Kreeksiga rääkima oli minu esimene mõte kiiresti minema joosta, aga ma ei jooksnud, sest oleks olnud kuidagi ebaviisakas. Tere poisid, ütles mees ja meie teretasime viisakalt vastu. Ilus päev täna, kas pole, ütles mees ja itsitas lollakalt. Me olime vait. Kommi tahate, küsis mees ja Robert tahtis. Mees andis Ropsile batoonikese kommi ning siis ma sikutasin Ropsi käest ja me tulime tulema. Mul värisesid jalad all. Ja kui me koolimajast piisavalt kaugel olime jõudnud, ütlesin Ropsile, ära seda kommi söö, see võib vabalt mürgitatud olla. Või uinutava toimega, lisas Kreeks. Ka talle tundus mees kahtlane. Miks te nii arvate? Küsis Robert ja viskas kommi unult minema. Ma selgitasin Ropsile, mida enne ja Essi mulle sellise imeliku sõbralikkude onude kohta on rääkinud. Gregor teadis veel üht-teist lisada. Tema oli telekast näinud, kuidas politsei ühe sellise kinni võttis. Aga kui see mees on kurjategija, ütles Robert, siis me peaksime vaatama, et ta kedagi teist oma kommidega ei uinutaks. Ropsil oli õigus. Mõne meie koolikaaslase elu võis olla ohus. Keerasime kähku otse ümber ja läksime koolimaja juurde tagasi. Nägime juba kaugelt, et lapse ahistaja seisis endiselt kooli esisel platsil. Hiilisime ettevaatlikult. Lapse ahistaja seisis endiselt Hiilisime ettevaatlikult platsi servas kasvavate kastanite juurde ja peitsime end puude taha. Siit paistis mees meile hästi kätte. Alguses seisis ta niisama ühe koha peal, ent kui koolimaja uks avanes ning sealt astus välja meie klassi Siim, sammus mees otse Siimu poole. Ta rääkis temaga. Ta isegi patsutas Siimulale. Tavaliselt käib Siimul koolis vastas ema. Nende perekond koolis kuhugi juba kaugele, aga täna oli Siim täiesti üksinda. Telekas öeldi, et nad jahivad just selliseid üksildasi ja kaitsetuid lapsi, sosistas Gregor. Ja mul käisid hirmuvärinad üle selja. Ja veel suurem oli mu hirm, kui selgus, et Siim hakkas selle imeliku mehega linna poole jalutama. Kas selle imeliku mehega linna poole jalutama? Teatame politseisse, ütles Robert. Meil pole mingeid asitõendeid, oli Gregor tark. Parem jälitame neid ja vaatame, mis edasi saab. Me kõndisime vaikselt mehe ja Siimu kannul. Mööda tänavat, kuni nad kaubanduskeskuse juurde jõudsid.
keskuse kõrval oli kiosk ja me nägime, kuidas lapseahistaja ostis Siimule sealt ühe vahvlijäätise. Vähemalt ei ole putkast ostetud jäätis mürgitatud, tähendas Gregor. Ikkagi oli õudne vaadata, kuidas väike kaitsetud Siim hirmsa mehe ostetud jäätist limpsis, teadmata, mis koledused teda kõik ees ootavad. Jäätist söödud suundasid nad kaubanduskeskuse mänguasjade osakonna. Me hiilisime neile järele ja peetsime pusleda riiuli taha. Kole mees ja Siim läksid otse legode juurde ning Siim valis sealt välja suure helikopteri komplekti ja mõelda vaid, mees ostiski selle Siimule. Ja siis Siim kallistas teda. Mul hakkas nii õudne seda nähes. Ma ütlesin poistele, me peame sekkuma, enne kui hilja peame aitama Siimul põgeneda. Aga kuidas, küsis Robert hirmus pärani. Meid on 3 ja meest ainult 1, hindas Gregor. Jõudude tasakaalu. Me lihtsalt jookseme üheskoos lapse ahistajale otsa ja lükkame ta niimoodi pikali. Samal ajal saab Siim hõlpsasti ära joosta. Greksi plaan tundus igati hea. Me passisime sobivat hetke ja see saabus, kui Siim oli mehest paar sammu maha jäänud. Nüüd, ütles Gregor ja me tormasime hirmsa müdinaga lapseahistajale otsa. Greksi arvestus osutus õigeks. Mees kukkus sinna samasse põrandale pikali. Jookse! Hüüdsime Siimule. Põgene! Aga Siim ei kavatsenudki põgeneda. Vastupidi, ta jooksis ehmunud meie juurde ning aitas lapseahistajal püsti tõsta. Mis teil viga on? Karjus ta meie peale vihapisarad silmas. Mida vanaisa teile halba teinud on? Kas ta ütles sulle, et on su vanaisa, uuris Gregor. Oled sa kindel, et ta ei valeta? Muidugi ta on ju mu vanaisa, läks Siim peaaegu endast välja. Sedagi mu vanaisa peaksin ma teid küll paremini teama või kuidas. Mees pani käe rahustavalt Siimule. Poisid, ütles ta pead vangutades. Ma olen tõepoolest Siimu vanaisa. Mida siis teie küll mõtlesite? See oli Robert, kes julges kogenedes tõe kuuldavale tuua. Siimu vanaisa hakkas kuuldu peale alguses naerma, jäi aga siis vait johkas. Ma käitusin vist tõesti kahtlaselt. Võõrastele lastele ei sobi tõepoolest kommi pakkuda. Teist oli tegelikult täitsa mõistlik mind kahtlustada. Ja segaduse peale kohale rünnatud turvamehele ütles ta nii. Need poisid ei tülita mind sugugi. Nad on head sõbrad. Juhtusime lihtsalt kuidagi komistama. Kui me pärast poistega koju läksime, kahetses Robert terve tee, et oli Siimu vanaisa antud kommi ära visanud. Minul aga polnud üldse kommis. Hoopis kuidagi piinlik oli. Kodus rääkisin ma kõik kohe emale ära. Ma kartsin, et ems hakkab pahandama, kui tema hoopis kallistas mind ja ütles, et ma olen armas poiss.